Nii, siis ma räägin selle migratsiooni ja keelevahetuse teemal. Ehk väga üldiselt keeled levivad migratsiooni või rändamise kaudu. Migratsiooni või keelevahetuse kaudu. Ehk migratsioon on rändamine, eks ole, et iga keele levimine eeldab mingit migratsiooni. Samas aga keele levimine erinevatel aladel toimub väga erinevalt. Ehk siis kui vaatame näiteks seda protsessi, kuidas inglise keel sai Ameerika peakeeleks, siis protsess on suuremalt osalt rändamine. Peaaegu kõik ameeriklased on Euroopa juurtega. Ja need teised inimesed, kes kunagi elasid Ameerika alal, on suurelt osalt lihtsalt hävinud, eks ole, et need on tapetud ära või need siis surid ära Euroopast toodud bakteeride tõttu ja nii edasi. Aga kui vaatame näiteks teist suurt riiki, Venemaad, et kuidas nii suurel alal vene keelt räägitakse, siis näeme, et Venemaal on juhtunud palju rohkem keelevahetust. Ehk kui kohtuda praeguste venelastega, siis väga tavaline on, et venelane ütleb, et ta ei olegi päris venelane, et ta isa on üks grusiinlane ja ema on juudi või vähemalt üks vanavanematest on olnud ukrainlane või juut või baškiir või veel keegi teine. Siis näeme seda, et see praegune vene etnos, mis on, või vene keele kogukond, mis on, see on tekkinud väga paljudest etnostest või keelerühmadest just keelevahetuse kaudu. Aga muidugi on selge, et mingit keelevahetust ei oleks juhtunud, kui ei oleks mingit migratsioonikomponenti selle vahetuses, eks ole. Et Siberis räägitakse täna vene keelt, kuigi on teada, et veel 400 aastat tagasi terve Siberis ei olnud mitte ühtki venelast. Et see, et seal täna vene keelt räägitakse, on juhtunud ainult selle tõttu, et keegi on sinna selle vene keele toonud ja siis pärast suur osa põliselanikke on ka hakanud venelastest, kas sunnitud viisil või vabatahtlikul viisil. Mõlemaid on juhtunud, aga ühiskondlik seis on olnud selline, et on toimunud keelevahetus. Siis peab aru saama ka sellest, et keelevahetus võib olla tervislik või osaline. Väga tavaline on see, et mitmekeelses keelekogukonnas keelte vahel on mingi funktsionaalne erinevus või keelekasutuse erinevus sotsiaalsete kihtide või võrgustikude järgi. Kas või nii, et kirjalik keelekasutus toimub suurel osal ühel keelel ja kõnekeel on teine. Kui nüüd vaatame näiteks Eestimaa keeli viimase 200 aasta vältel, näeme palju sellist osalist keelevahetust. Ehk näiteks 19. sajandil ja 20. sajandi algpool Eestis oli suhteliselt tavaline, et ülemkiht püüdis saada sakslasteks mõnel määral, eks ole, et räägitakse ka sakslastest, kes on
Eesti päritolu inimesed, kes on saanud saksakeelseteks kas hariduse tõttu või selle tõttu, et nad on tõusnud ülemasse sotsiaalsesse kihtis. Ja samal ajal siis juhtus alemates sotsiaalsetes kihtites keelevahetust Eesti areaalkeeltest eesti kirjakeele suunas või põhja-eesti keele suunas. Ehk näiteks lõuna-eesti keel on kadunud keelevahetuse kaudu ja keelevahetuse eesmärgiks on olnud siis rääkida põhja-eesti päraselt. Seda on juhtunud mitte ainult lõuna-eesti keele alal, vaid ka näiteks eesti-rootsi keele alal, eesti-vatja keele alal, kodavere keele alal, mis ka ajalooliselt kuulub kokku vatja keelega. Ehk siis praegused eestlased on ka mitme keele rääkijate järeltulijad ja vana aja eestlastest väga suur osa räägib täna midagi teist keelt. Ja siis, kui vaatame praegust keeleseisu, siis näeme, et Eestis toimub ka praegu sellist sotsiaalset keelevahetust, et paljud eesti venelased näiteks püüavad integreeruda Eesti ühiskonda ja siis nad lähevad üle eesti keele vähemalt osaliselt, tähendab tööelus, hariduses ja nii edasi. Samal ajal ülemates sotsiaalkihtides võib näha, et eesti keel ja vene keel vahetatakse väga tihti inglise keele vastu. Ehk näiteks ülikooli hariduses, uurimuses, paljudes sellistes haritud inimeste töövaldkondades kasutatakse aina rohkem inglise keelt. See ei ole täielik keelevahetus ja selle tulemuseks ei ole eesti keele ärasuremine või väljasuremine, aga see näitab, kuidas see keelevahetus toimub. Et on mingeid selliseid sotsiaalseid faktoreid, mis eelistavad teatud keelte valdamist ja teatud oludes võib selline olukord viia ka täieliku keelevahetuseni. Nii. See on praegune seis või siis selline ajalooline seis. Mis aga on juhtunud meie esiajaloos, kuidas eesti keel sai Eesti ja soome keel Soome? Meie teame seda, et need on soome-ugri keeled ja et soome-ugri keeli räägitakse täna üle Põhja-Euraasia. Väga paljud nendest on vähemuskeeled Venemaal ja kui nüüd vaadata seda kaarti näiteks, siis näeme, et see Uurali keelte ala on selline väga suurte augudega. Näiteks Läänemere soome keelte ja permi keelte vahel on üks väga suur valge auk, eks ole, seal räägitakse täna vene keelt ja vene murdeid, aga teada on, et ka tol alal on kunagi räägitud soome-ugri keeli ja mitte eriti kaua aega tagasi ehk täitsa ajaloolisel perioodil 15.–16. sajandil räägiti seal veel mingisuguseid Läänemere soome keeli. Ehk on siis toimunud keelevahetus ja praegused põhjavenelased on osaliselt Läänemere soome keelte rääkijate järeltulijad. Kuigi seda keelevahetust ei oleks kunagi toimunud, kui ei oleks olnud mingit migratsiooni. Nii. Kui eeldada, et Uurali keeled on pärit kuskilt
Lõuna-Siberist või Uurali mäekaldadelt, siis on arusaadav, et väga paljudel aladel on kunagi toimunud keelevahetus ka mitte uurali keeltest uurali keeltesse. Ja praegu siis toimub keelevahetus uurali keeltest näiteks vene keelde. See on ajalooline fakt, et keelte levimine juhtub alati nii, et teised keeled surevad ära nende teiste keelte aladel. Siis praegune eesti keel on tegelikult kaks keelt, nagu Võru instituudi konverentsil kindlasti teatakse, ehk see on põhja-eesti, lõuna-eesti keel ja need on Läänemere-soome keeled ja pärit Läänemere-soome algkeelest. Läänemere-soome algkeel on jälle üks Uurali algkeeltest ja neid algkeeli on olnud kokku 6-9 tuntud algkeelt ja arvatavasti ka mõned välja surnud keelerühmad, millel on olnud omad algkeeled. Praegused soome-ugri keeli on umbes 45-50, sõltub sellest, mille kohta arvatakse, et ta on keel ja mis on jälle murre. Ise olen veendumusel, et ka 50 võib olla liiga väike arv. Et kui nüüd võtta sellised kriteeriud, mille järgi näiteks erinevaid germaani või slaavi keeli on nimetatud erinevateks keelteks, eks ole, et mingi tšehhi keel või slovaaki keel on siis erinevad keeled või näiteks Ukraina, Valgevene, vene keel on kõik erinevad keeled, siis kui kasutada umbes samasugused kriteeriumid uurali keelte nimetamiseks, siis võib-olla oleks uurali keeli veelgi rohkem kui 50. Need on tänaseks suuremalt osalt vähemuskeeled ja ohustatud vähemuskeeled ja need sulanevad enamuskeelte kogukondadesse just nimelt keelevahetuse kaudu. Ehk siis kui vaatame näiteks mingit Karjala Vabariigi Venemaa koosseisus, siis on näha, et seal ei toimu mingit sisserändelaineid. Isegi vastupidi, seal rahvaarv kogu aeg kahaneb, inimesed lähevad sealt ära suurematesse linnadesse. Samas aga karjala keele kõnelejate arv on aina väiksem ja see on sellepärast, et karjala keele kõnelejate järeltulijad sulanevad vene keelte rääkijatesse. See juhtub eelkõige hariduse ja meedia keelekasutuse kaudu ja ka administratiivse poliitika kaudu ehk selle kaudu, et karjala keele kõnelemist ei toetada mitte kuidagi. Peab aga, nii. Siis siin on see uurali keelte sukupuu ja seal on näha need algkeeled, mis kunagi tekkisid sellest alg-uurali keelest. See on meie Läänemere-soome keeled on siis finnik, see on alg-Läänemere-soome keel ja need on suhteliselt lähedased sugulaskeeled. Ja kui nüüd siis vaadata seda Läänemere-soome keelte ala, siis on selge, et praegune Läänemere-soome keelte ala on palju suurem kui kunagine alg-Läänemere-soome keele ala. Läänemere-soome keelte naabrid on igal pool Indoeuroopa keeled ja
see Indo-Euroopa keelte levinemise kaart näitab ka seda, et miks ja kuidas on soome-ugri keeled hakanud kaduma. Ehk kunagi Indo-Euroopa keelte alad on olnud umbes sellised, väga lõunapoolsed ja kui on tekkinud selliseid Indo-Euroopa keelte rühmi, mis on saanud Euroopa metsavööndi keelteks, peamiselt on see siis germaani keeled ja slaavi keeled, osaliselt ka balti keeled. Need on siis Indo-Euroopa keeled, mis on siirdunud lõunapoolsetelt steppealadelt metsavööndisse ja hakanud seal levinema ja selle levinemise kaudu on nad assimileerinud uurali keelte rääkijaid. Vanemate teooriate järgi näiteks Harri Moora, Paul Ariste ja ka Ago Künnap ja teised vanemate teooriate toetajad arvasid, et Läänemere-Soome algkeel on tekkinud otse seal, kus täna räägitakse Läänemere-Soome keeli ehk kuskil Läänemere-Soome alal. No, Moorast saadik on arvatud, et Läänemere-Soome keeli on räägitud Läänemere-Soome või Läänemere-Soome keelte algvorme on räägitud siin juba kiviajal 4-5 tuhat aastat tagasi. Praegu aga suurem osa uurijatest ei usku sellisesse teooriasse ja nimelt selle tõttu, et rõhutatakse seda Läänemere-Soome algkeelt. Et selline keeleala, mis hõlmab kõige praegusest Liivi alast Lõuna-Soome, on isegi rauaaja keelekogukondadega võrreldes hiigelsuur. Nii suurel alal ei ole kuidagi võimalik, et keel oleks püsinud suhteliselt ühtamoodi mitu tuhat aastat. Selline keel oleks igal juhul jaganenud paljudeks keelteks ja need keeled peaksid erinema teisest palju rohkem kui näiteks soome ja eesti keel erinevad teineteisest. Siis arvatakse, et kuskil peaks olema suhteliselt väike Läänemere-Soome keelte tuumala, kust Läänemere-Soome keeled on levinud sinna, kuhu nad on levinud ja et see levimine on ka osaliselt seotud teiste keelte kõnelejate keelevahetusega. No nüüd Eestis väga populaarne ja Soomes ka väga populaarne on praegu Valter Langi modell. Ta esitab peamiselt arheoloogiliste allikate põhjal, et Läänemere-Soome keeled levisid lõuna või kagu poolt Daugava jõe pidi praeguselt Kesk-Venemaalt ja et Eesti ja Lõuna-Soome Läänemere soomestumine algas siis umbes 1200 aastat enne meie ajastut ja toimus mitmes laines. Siis siin on üks kaart, mille ma ise joonistasin kunagi. See näitab praegust Läänemere-Soome keelte ala, siis ajaloolist Läänemere-Soome keelte ala, seda maksimaalset keelte levikut. Ja siis see ümmargune asi seal Soome lahe kaldal näitab seda Läänemere-Soome keelte tuumala,
kus on kõige rohkem keelevariatsiooni. Ehk Ingerimaa on just selline ala, et seal on leida nii lõunapoolseid Läänemere-Soome keeli nagu vadja keel, ta on selline umbes lõunapoolne või selline ajalooliselt lõunapoolne keel, mis on väga tugeva Põhja-Läänemere-Soome mõjuga. No siis on idapoolseid keeli, nagu need ingeri-soome murded ja isuri keel. Ja siis on selliseid lääne tüübi Läänemere-Soome keeli, nagu praegune eesti keel. See on väga väiksel alal on kõik olemas. Ja see näitab seda, et kuna kuskil nagu selle tuumala kandis ilmselt on toimunud see keele jagunemine. Miks ja millal see on juhtunud, seda ma ei oska öelda ja ma arvan, et keegi teinegi ei tea kindlalt. Üks asi, mis võib aga natuke aidata sellest aru saama, on see, et kõik uurali keelted on algusest Euraasia metsavööndi keeled. Ja kui mingi keel nüüd on siis siirdunud seal metsavööndist kuhugi teise ökoloogilisesse tsooni, kas või tundrale või steppile, on ta siis saanud väga tugevaid substraatmõjusid teistest keeltest, ehk on toimunud keelevahetus. Näiteks saami keeltes on väga tugev mõju väljasurnud keeltest, eriti sõnavarast, sõnu, mis ei ole soome-ugri päritoluga, mis aga on laenatud mingit teisest allikast algsaami keelt. Indo-Euroopa keeled jälle on stepivööndi keeled ja Indo-Euroopa keeltest kõigepealt germaani keeled on sellised, mis on väga vara siirdunud sealt stepivööndist taigavööndisse. Sellesse samasse vööndisse, kus esialgu kõneldi soome-ugri keeli. Nii, see on väga oluline fakt ja vaatame seda kohe. Aga esimeseks väike Valter Langi teooria kriitika. Et minu meelest on põhjuseid arvata, et Läänemere soomestumine sellel suhteliselt suurel alal, kus praegu Läänemere-soome keeli räägitakse, peab olema suhteliselt hiljutine nähtus, kas või sellepärast, et Läänemere-soome keeltes on suhteliselt palju laia levikuga noori laensõnu, neid on nii germaani keeltest kui slaavi keeltest. Väga huvitavad sõnad siin on need, mis on seotud kristluse levimisega, sest iseennast on arusaadav, et neid ei ole võinud saada ajastul, kuna polnud mingit kristlust. Ja teine asi on see, et need on slaavi päritolu sõnad, sellised sõnad nagu papp, rist, raamat, kirik. Need sõnad on leida kõikides Läänemere-soome keeltest, kuigi väiksete erinevustega, mis viitab sellele, et mingi keele jagunemine toimus umbes tol ajal, kui neid sõnu laenati. No üldse arvatakse, et kristlus on levinud siin esialgu 8.–9. sajandil. Ehk see peab olema see aeg, kuna toimus Läänemere-soome keelte lõplik jagunemine murreteks, millest tekkisid praegused Läänemere-soome keeled. See hiline Läänemere-soome algkeel, mida on räägitud enne selliste laensõnade saamist, on olnud aga ühtne soliidne algkeel. Siin on olnud esialgu võrdlemisi vähe murdeid. Kõige vanem murde erinevus ongi see, mis on põhja- ja lõunapoolsete keeltega ja mis läheb
otse praeguse eesti keele läbi sellisel mõjul, et lõuna-eesti keel kuulub Läänemere-soome keelte lõunarühma ja põhja-eesti keel kuulub sellesse vanasse põhjarühma. Ja selline keeleseis viitab sellele, et küsimus ei ole mingi mitmelainega juhtunud keele levinemisest, vaid peab oletama mingit ühtsat, soliidset keelelist algkodu, kust võib-olla keele levimine on juhtunud kahe lainega, nii et esialgu on kuhugi läinud üht keeletüüpi ja pärast teist, aga ikkagi peab olema mingi umbes 2000 aastat vana ühtne keeleline algkodu. Huvitav siinkohal on see, et praegune Eesti, kus see kahe keeletüübi piir jookseb, sobib selliseks algkoduks suhteliselt halvasti, sest seal ei ole mingit sellist looduslikku piiri või geograafilist piiri, mille kohta võiks oletada, et see ongi see põhjus, miks tekkis see kahe keeletüübi vahe. No kuidagi võiks mõelda, et näiteks Peipsi järv oleks võinud olla mingi piir, eks ole, et üht tüübi keelt oleks esialgu räägitud Peipsi järve lääne pool, teist keelt Peipsi järve ida pool ja just selle tõttu oleks tekkinud keele erinevus. Aga ma ei ole kindel. Noh, ja ma arvan, et keegi ei ole seda asja veel täielikult seletanud. Nii. Kõik need Läänemere-soome keeled erinevad teistest Uurali keeltest suure Germaani ja Balti mõju tõttu. Ja need Germaani mõjud on siin eriti huvitavad. Need kuuluvad paljudesse kihtidesse. Kõige suurem osa on ikkagi Põhja-Germaania ehk Vana-Skandinaavia laensõnad. Kõige vanemad aga eeldavad kontakte Germaani algkeelega. Ja see tähendab, et Germaani algkeelt ja Läänemere-soome algkeelt on kunagi räägitud samal alal. Kus selline ala on võinud olla? Ma arvan, et selle kohta viimast sõna ei ole veel öeldud. Tavaliselt, kui vaadata, kuidas Euroopa germanistid germaani keelte ajalugu seletavad, siis oletatakse, et germaani keeli on räägitud kuskil Põhja-Saksamaal, Tanska, Taani ja Rootsi, Lõuna-Rootsi aladel, mitte aga Läänemere-soome idakaldal. Soome-ugri uurijad aga alati seletavad, et kah Läänemere-soome idakaldal on pidanud olema mingid rändajaid Germaani aladel. Aga kui nüüd vaadata Indo-Euroopa keelte ajalugu, siis võiks olla looduslik oletada ka seda, et need germaanid, kes kunagi elanud kuskil Eesti, Läti, võib-olla Soome alal, et need ei ole mingid rändajaid, kes on tulnud Rootsist üle mere, või et need ongi need indoeurooplased, kes on kunagi siirdunud Indo-Euroopa algkodust läände ja kus jälle sealt siirdusid võib-olla üle mere praeguse Rootsi, Taani, võib-olla Saksa aladele, kus germaani keeli esialgu räägiti. No see on ka spekulatsioon, me ei tea täpselt. Huvitav aga on see, et Läänemere-soome keeltes on väga palju selliseid veidi ebatüübilisi balti laensõnu, mis on seotud looduse, inimkeha ja ilmaga.
Need on tavaliselt sellised sõnad, mis on noh, algkeele päritolu sõnad, eks ole, et loodussõnad ja sellised, aga aga siin ilmselgelt on juhtunud see, et Läänemere-Soome keelte kõnelejad ei ole tundnud näiteks merega seotud asju, mitte merekalasid või võib-olla ka mingeid ilmanähtuseid ja neid sõnu on laenatud balti keeltest, mis võiks viidata sellele, et siin on kunagi toimunud keelevahetus või osaline keeltevahetus balti keeltest Läänemere-Soome keeltesse. Selline keelevahetus aga on pidanud toimuma suhteliselt kaugel lõunas, sest teada on, et praegune Lätimaa on veel keskajal olnud suurelt osalt Läänemere-Soome keelne, seal on elanud liivlased. Leedus aga keelte päritolu on väga vana. Nii. Siis, mis jälle puudutab germaani keeli, siis on väga tugev ja väga pikk traditsioon arvata, et kõik need sõnad, mis on ühtsad germaani keeltes ja Läänemere-Soome keeltes, on laensõnad germaanist Läänemere-Soome keeltesse. Ja sellised väga vanad sõnad nagu kuningas, rikas, armas, lammas, need peavadki olema germaani laensõnad Läänemere-Soome keeltes kas või oma struktuuri järgi või selle järgi, et need on väga tugeva Indoeuroopa taustaga. Siis on aga ka palju sõnu, mis ei ole eriti tugeva Indoeuroopa taustaga ja mis on leida ainult Läänemere-Soome keeltes või siis germaani keeltes. Tavaliselt arvatakse, et kõik need sõnad on laensõnad germaani keeltes Läänemere-Soome keeltesse, aga võib-olla on ka vastupidi, sest nii germaani keeled kui Läänemere-Soome keeled siin Läänemere-Soome alal on ikka uued keeled. Nad on siia saabunud rauaajal või metalliajal vähemalt. Ja siis, kui on näiteks selliseid sõnu nagu soome keele äidi, ema, mis suhteliselt selgelt on sama sõna, mis on eesti keele eit. Ja seda peetakse germaani laensõnaks, sest kootis on mingi selline sõna kui aithin, vana norra keeles on eida. Need kõik tähendavad mingit vana naist või tädi või vahetevahel ka ema. Siis aga mulle tundub, et see sõna on ikka marginaalne nii Uurali kui Indoeuroopa perspektiivis. Et see, kuigi ta on väga oluline sõna, eks ole, ta on selline perekonnanimetuste tuumsõna ja ta on ilma Uurali taustata ja germaani keeltes on ta ilma mingit tuntud Indoeuroopa taustata. Siis võiks järeldada, et sellised sõnad võib-olla võiks olla laenatud ka vastupidi või siis äkki on nad laenatud mingit kolmandast allikast, sellisest keelest, mis polnud uurali keel ja mis polnud Indoeuroopa keel ka. Et selliseid sõnu on meil mitte ainult nüüd emanimetuses, vaid ka paljudes sellistes sõnades, mis on seotud just Läänemere-Soome loodusega, näiteks kalanimetused, mereloomade nimetused, mõned puude nimetused ja nii edasi. Huvitav siinkohal on see, et on ka selliseid sõnu, mis on ühtsad vene keele, Läänemere-Soome keelte ja saami keeltega, mida ei ole aga leida kuskil mujal. Need on umbes sama tüübi sõnad. Et siis loodusega seotud sõnad või Läänemere-Soome loodusega, Läänemere-Soome kaldade looduse
ka seotud sõnad. Nii. Lõpuks võiks siis öelda, et nii Läänemere, Soome kui Germaani rahvad on Läänemere kaldadel uued tulijad. Ja nende ajaloos peab olema nii migratsioonikomponent, ehk et see komponent, mis toob mingi kogukond, mis toob uurali keele ja germaani keele nende idapoolsetest Indo-Euroopa ja Uurali algkodudest Läänemere Soome kaldadele. Samas peab olema ka mingi keelevahetuse komponent, sest teada on, et nii germaanid kui soome-ugrilased ei ole siin esimesed elanikud ja kiviajal on siin olnud juba palju rahvast, mis on pidanud vahetama oma keele metalli ajal või siis vanemal rauaajal saabunud tulijate keelt. Ja kindlasti on toimunud mingit keelte vahetust balti ja germaani keeltest Läänemere Soome keeltesse. Võiks arvata, et see germaani keelte algkodu võib küll olla kuskil Põhja-Saksamaal või Taanis, samas aga mingi esi-germaani algkodu peab olema sealt veel tunduvalt ida pool, sest kõik Indo-Euroopa keeled on ju need on ju pärit Ida-Euroopa stepist põhimõtteliselt. Ja võiks arvata ka, et kuna nii germaani keeltes kui Läänemere Soome keeltes on mingi komponent selliseid looduse ja merega seotud sõnu ja osaliselt ka selliseid sõnu, nagu näiteks soome keele äidi, ema, et need sõnad peavad olema ka saadud mingit allikast ja selliseks allikaks sobiks hästi väljasurnud Läänemere kaldadel enne praeguste suurte keelekondade saabumist siia. Nii. Ma pean küll jälle sinu katkestama, sest et aig on väga palju üle läinud. Ma katkestan. Jah, see on lõpp. Aga just eriti huvitavas ja muidugi kahju, et nüüd see aig press nii peale. Aga nüüd ma tahaksin, et äkki üks küsimus siiski oleks ka, kui nüüd oleks Jannele küsimus. Siit küsijad. Kedagi. Paistus, et ei tulegi saalist küsimust, aga igal juhul oli see väga huvitav ja see idee, et germaani algkodu võis olla nagu praegustest germaani keeltest tunduvalt ida pool, et see jäi siit nüüd kõlama minu meelest, on nii või? Kas sa võisid nii ütelda, et see germaani algkeele kujunemine Kentum keeltest võis nii olla? Ma arvan, et kui vaadata alg-Läänemere soome keelt ja alg-germaani keelt, siis huvitav on see, et need on väga nagu kultuurilisest seisukohalt väga sarnased. Et kui vaadata, et milline kultuur on olnud alg-germaani keelte kõnelejatel ja Läänemere soome keelte kõnelejatel, siis tundubki, et on olnud umbes sarnane kultuur. Et seal on olnud külad, on olnud mingid kindlused, on olnud mingid kuningad või sellised väiksed peamehed, siis on olnud mingid maakonnad on olnud ka, kui kõige suurem üksus areaalselt, siis mütoloogias on palju sarnaseid asju. Näiteks metallurgiaga seotud mütoloogia, et Sepp on väga oluline inimene ja kõik need sellised kangelased, mis kannavad mõõke ja selliseid asju, et need ongi, et tundub, et see terve maailma pild on olnud väga sarnane.
Ja minu meelest viitab see sellele, et kuidagi alggermaani keeled ja alg-Läänemere-Soome või alg-germaani keel ja alg-Läänemere-Soome keel on võib-olla arenenud samal alal. Teada on, et peaaegu kõik Indoeuroopa keeled on stepiala keeled ja germaani keeltes on väga tugev mõju mingi metsavööndi keeltest. Ja kui nüüd vaadata, et kuidas näiteks Tacitus germaane kirjutab, siis ta kogu aeg rõhutab seda, et need ongi need metsaelanikud, eks ole, et roomlased ei läinud sinna metsa. Et see oli germaanide valdkond, et neil oli pühad need metsad ehk hiied, mis on väga sarnane kultuur kui Läänemere-Soome oma ja nii edasi. Siis tundub, et tõesti pea sinu katkestama, haige on väga pikalt üle läinud. Aga mulle tundus, et see ju Valter Langa teooriaga ka väga vastuole ei lähe, et ka tema seda ei muidugi Valter Langi kujunemise germaani mõju rõhutanud, jah. Ei muidugi Valter Langi teooria on palju parem kui vanad teooriad, aga seda peab veel parandama, ma arvan. Seda muidugi, jah, selle jaas jõudu. Aga olgu nüüd, et suur aitäh sulle. Ja oleks rääkinud sellel teemal rohkemgi ja siis aitäh, et saisin siin esineda ja vabandust, et ei saanud sinna tulla. Ehk järgmine kord õnnestub. Aga aitäh sullegi ja siis jõudu ja muidugi järgmise kerrani. Aitäh teile ja siis huvitavat seminari.